Tšau, parvekassad! Oleme meie Pärnu maantee 230/1 poes, mis on avatud esmaspäevast reedeni 10-7 ja laupäeval 10-4. Täna räägime tarvikutest. Me peame rääkima tarvikutest sellepärast, et meil on neid nii palju lihtsalt tulnud, et me peame näitama teile erinevaid variante sellest, mis meil pakkuda on. Hakkame kuskilt otsast pihta, siit otsast pihta. Palju nähtud, palju reklaamitud asi ja asi, mida mina kasutan ise oma võistlusahjude juures. Ehk siis NanoGo on olemas ja paljud teist juba on esimese satsi meil siin läbi müünud, ära ostnud ühesõnaga. Ehk siis T-Greaser on olemas ja on suures koguses. Nüüd me taipasime, et see teile kõige rohkem meeldib. Siis saime kätte hunniku kaupa ühest Hollandi laost ja kui me muidu oleme müünud kana keraamilist alust, siis me oleme müünud seda suurt kanapanni, kus on ka alus, siis on olemas ka kõige odavam lahendus veel. Ja see on kana alus, ka oluliselt stabiilsem kui lihtsalt õllepurk panna, sest siia alla saab panna vedeliku, siia istutad oma kana otsa ja selle paned ahju. Ja mis kõige olulisem, see asi maksab ainult 7,90. Siis tagasi on ka Turnbike'i süüterullid, mida on siis, see on 80 tükki pluss on siin sees, see on minu arust kilone pakk või oli rohkem. Olemas on ka külmsuitsumeestele midagi ahju panna, teeküünal. Siin on mõned nipid, aga sellepärast, et see on võrk ja tihtipeale tahab juhtuda see, et see tuli läheb siit lihtsalt otse läbi. Selle vältimiseks saab panna siia fooliumit näiteks. Kõik on korras. Kui me siiani müüsime butcher paperit või lihunikkupaberit, eesti keel, Ardo, püüan eesti keeles püsida, siis lihunikkupaberit me müüsime, meil siiani need alles, mitte alles, vaid neid on veel, niipidi on õige öelda, suurte, mis on lehtedena siis nüüd on ka rullina olemas ja mõistliku hinnaga. Üks huvitav vidin ja ma mõõtsin selle spetsiaalselt ära. See mahub tavalisse 47 cm Kamadosse. See on siis, ta on nagu, mis ta on siis kebaabi varaste sett justkui, aga sellega on üks oluline kavalus. Kui muidu paned liha vardasse, need uuvardad on super head ja sa tahad Kamados küpsetada, siis sa paned selle resti peale ja kui sa paned liha restile, siis tegelikult küpsetad ka restiga seda. Ehk siis sa kõrvetad mingit kohti lihast. Siis kaamera tuleb nüüd siia. Siis see sett siin mahub Kamadost resti peale, paned lihad peale siia ja see ei puuduta enam resti, vaid sa grillid just kui süte kohal oma lihasid. Et ülikaval välja mõeldis ja toimib jumala hästi. Plus kõik see mahub sulle sellesse 47-sesse ahju ära. Lisaks kanakäärid, teine optsioon veel. Natuke odavam pitsalabidas. Siis asi, mida mul ei ole kunagi poes olnud. Burger flipper, aga tegelikult on ta jube hea spaatel selleks, et just suurtes ahjudes resti peal kasutada. Asi, mida meil senini müügil ei olnud. Me ei tahtnud neid rulle võtta, need on sellised aledad ja kummalised. Et pitsalõikur, selline nagu filmis, õige asi. Ja see on, nagu mees kaamera taga tavatseb öelda, see on eluaegne mänguasi, mitte see, mis kohe katki läheb. Mina seda garantiid ei anna. No. Kui me rääkisime, et need asjad on tagasi laos, siis me hakkame siit poest koha pealt, seda me ei saa veebist teha, me hakkame poest koha pealt tegema midagi huvitavat. Meil on palju tellitud süüterulle ja need rullid on paremad. Reaalselt on paremad. Mulle need meeldivad rohkem, nad on tihkemad, nad ei ole sellised lagund asjad, et sul kõik kohad on seda täis, vaid nad on tihked ja tugevad. Ja nad põlevad palju kauem tänu sellele. Nad ei ole vaha pealt kokku hoidnud ühesõnaga.
ja me hakkame seda müüma kaalukaubana. Ehk tuled siia, meil on kilekotid olemas, kaal on olemas ja me kaalume sulle. Kui pakitud asi maksab circa 11,90 ja midagi taolist seal, siis selle kilo hind hakkab olema 9,70 ja need on paremad. Siis ütle, et tahan kilo 2. Olen näinud ka meest, kes läks terve selle 12-kilose kotiga, pole hullu, anname ka terve 12-kilose koti. Kui meil on olemas Grillläpi pöögipuu plangud, siis nüüd on olemas ka seedripuu omad, välismaa omad, 2 tükki on komplektis, on olemas 30 sett ehk siis väiksema kala või ahju jaoks ja on 40 suur lai sett, ka 2 komplekt, suur on 15,90, väike 12,90. Siis korraks lähen siit mööda ja tahan rääkida sellest. Harjadega oleme nüüd poes kohanud seda, et inimesed natukene kardavad selliseid harju. Miks nad neid kardavad? Nad kardavad sellepärast, et need pisikesed asjad siin selle harja küljes kipuvad jääma kuskile grilli külge ja pärast toidu sisse. Ma mõistan seda muret. Sellepärast on meil paar alternatiivi, mis on inimestele alati meeldinud. Esiteks, Dreamfire'i, see teie poolt palavalt armastatud safe avajaga, õllepudeli peab millegagi lahti saama. Hari, mis on punutud siit otsast, ehk siis ta ei aja seda traati mitte mingil juhul. Lisaks on meil olemas nüüd selline variant, mis on eriti äge, on see, et see on selle pealavajutamise kohaga ka puhastus nii-öelda kraabits pluss veel ristide jaoks ja see on nüüd fiibrist harjastega, suurtega, et need ei jää ka kuskile sinna kinni. Siis asi, mida meie story'd jälgib, minge muideks Instagrami või Facebooki ja hakake meile jälgijaks, sellepärast et me teeme iga päev lõbusaid story'sid sinna, mida siit YouTube'ist paraku ei näe. Ehk siis võib-olla kõige bossim asi meie poes üldse. Esiteks sellepärast, milline ta välja näeb ja teiseks sellepärast, mis ta nimi on. Ehk siis see on Angus & Oinki Serbian Cleaver. Mida iganes see siis tähendab kellegi jaoks. Ma ei hakka siin tõlgendama poliitikat. Siis on olemas samalt tootjalt ka fileerimisnuga või see on kondistamisnuga on see õige vastus. Sellepärast, et on selline kõver pluss ja suur spetsialist, kes praegu on selles kandis puhkamast, kus see noa stiil pärit on, kiitis kõik need noad, eriti just nende käepidemete pärast väga heaks. Keeran. Kes on meie kanali pikaajalised jälgijad? Teavad, et me oleme pikka aega müünud paare nugasid ja siis nad kadusid vahepeal ära. Veel welcome back, paare nuad kogu oma valikus on meil poes koha peal olemas. Tule vaata ja naudi. Me oleme oma nugade valiku teinud päris huvitava. Nimelt, siit kõik see on struktuurne ja see ei ole sellepärast, et ta jube boss välja näeb, vaid sellepärast, et kui sa lõikad, siis liha ei jää sinna külge ja nuga, kui sa fileerid midagi, ei hakka liha rebima. Barbecue meestele eriti oluline teadaanne, sellepärast, et meie lihad on eriti pehmed. Kui sind kõnetas miski, mida ma just siin näitasin, või siis see, mis jääb kaamera selja taha, ehk siis 7,5 meetrit riiuleid paksult täis maitseaineid, nüüd juba kogu maailmast, ehk siis meil on maailma maitsed nüüd. Külasta meie poodi, kas Beebis või tule koha peale. Pärnu maantee 230/1. Tšau!